Tere tulemast kuulama Pärnumaa podcasti 59. osa. Mina olen Regina Jaakson ja me salvestame Pärnu Huubis. Täna me räägime ühest teemast, mida me oleme ka Vaikega rääkinud raadioeetris mitmeid kordi, aga podcastis nüüd esmakordselt. Ja me räägime lapsepõlve traumateadlikkuse nädalast. Tere tulemast, Vaike Kukk! Tervist kõigile kuulajale! Alustame natuke kaugemalt, selles mõttes kaugemalt, et miks see teema sinu jaoks oluline on? Ühest küljest on muidugi see, et lapsepõlves on traumaatilisi kogemusi saanud meist igaüks. Aga kõik traumaatilised kogemused ei pruugi kujuneda traumadeks. Kuidas neist traumad saavad? Tavaliselt seetõttu, et kogemuse järel ei ole olnud võimalik sellest rääkida. Ja siis need rääkimata jutud jäävad sinna nii keha kui ka siis ajusoppi pesitsema. Et need asjad, mis on nagu nii-öelda lahendamata jäänud. Jah. Kuidas siinkohal aitab kaasa lapsepõlve traumateadlikkuse nädal? Selles mõttes, et kui me oleme täiskasvanuks saanud, siis me ei pruugi alati teada, miks me mingis olukorras just nii reageerime, nagu me reageerime. Aga samas need tulevad meie varastest eluaastatest, et esimesed 3 eluaastat on tegelikult äärmiselt olulised. Kõigepealt juba kas või see sama silmkontakti loomine oma väikese pisitillukese beebiga. See, et see sama väike beebi saab tunda seda, et talle vaadatakse otsa ja tema vajadusi rahuldatakse. Ja sealt tulevad muidugi ka need rääkimised ja kuulamised, millega seoses sai eelmisel aastal ka jalgrattasõit ette võetud, et teadvustada lapsevanematele, kui tähtis on see, et nad õhutaksid oma pisikesi põngerijaid rääkima ja samas, et nad ise suudaksid olla päriselt kuulamisvalmis, päriselt seda sama väikest last kuulata ja mitte oma mõtetega samal ajal tegelda. Aga nüüd täiskasvanu eas, kui me nüüd vaatamegi sellele nädalale otsa, et mis selle peamine eesmärk siis on sellel nädalal? See sama sõna teadlikkus on hästi oluline siin juures. Et kui me oleme teadlikud sellest, et kas meil endal või meie lähedastel või meie kolleegidel on olnud mingisugused traumad, mis mõjutavad nende käitumist ka täiskasvanu eas ja toimetulekut, siis me oskaksime nendega arvestada ja saaksime tegelikult küsida, mis seda inimest aitab mingis olukorras. Ja siis läheb suhtlemine palju lihtsamaks, seda ka töökollektiivides näiteks. Kui sa tead, et inimesel on vahel vaja võtta paar minutit toimetuleku aega, siis sa aktsepteerid seda ja samas sellel töötajal on tunne, et temast hoolitakse, ta on palju lojaalsem, tema tööjõudlus tegelikult tõuseb seeläbi. Kuidas seda teadlikkust siis juba tänaseks päevaks tõstnud olete? Erineval viisil selles mõttes, et see rääkimise asi on paganama keeruline asi. Sest see sõna trauma kipub juba iseenesest ehmatama paljusid. Et nüüd tuleb olla siis hästi ettevaatlik, arvatakse mõnikord ja et kui traumast tuleb juttu, et kes siis selle inimese pärast kokku lapib ja nii edasi. Aga pärisest kui asjale sügavamalt sisse mõelda, siis tegelikult need inimesed, kes on lapsepõlve traumasid kogenud, nad on pidanud lapsena ilma igasuguste tööriistadeta hakkama saama. Miks me ei usu nende jõusse ja oskustesse? Nüüd täiskasvanu eas siis või? Jah. Et selles mõttes nad on tegelikult olnud juba väikesena loovad oma lahenduste otsimisel ja leidmisel. Ja selles mõttes seda visadust ja sitkust on neil ju ka, nad on ju üles kasvanud, nad on ju need asjad üle elanud ja kuidagi moodi sealt välja tulnud. Ja kui me räägime erinevatest traumaliikidest, siis seal on nii vägivaldseid traumasid kui ka mittevägivaldseid. Ja mõnikord võivad mõned üksikud laused, mis on inimesele öeldud, jääda teda mõjutama terveks eluajaks. Et see ongi nagu selline päris sissepoole vaatamise ülesanne, et missugune oli minu lapsepõlv. Enda kogemusest võin öelda, et oma esimesed 30 eluaastat, kui ma jagasin oma lapsepõlve mälestusi, siis sain ma tagasisideks, et oi, sul on olnud nii kuldne lapsepõlv, et kuidas sa elus raskustega üldse toime tuled.
aga tegelikkus on see, et minu aju tegi minu eest selle otsuse, et vaja on jätta meelde meeldivad asjad. Ja need asjad, mis on keerulised ja rasked, välja selekteerida. Ja mida ma kogu aeg teadnud olen, on see, et mul on alati olnud raske näha, kui kellelgi teisel on valus. Kui minul on valus, siis see ei ole mulle väga tähtis olnud. Selle ma lülitan välja. Ja nüüd siis enam kui 60-aastasena ma saan väga hästi aru, et see ongi üks trauma tagajärg, et ma ellu jääksin. No tänasel päeval oled sa enda teemadega jõudnud sina sõbraks, ära lahendanud need? Jah, ma olen tegelikult käinud pikki aastaid teraapias ja samas teraapias käimise juures on oluline ka see, et see ei pea olema pidev. Seal peavad olema vahepeal need ajad, kui sa saad proovida, kuidas sa päris ise hakkama saad. Aga siis tuleb tunnistada, et mingi teise uue nurga alt tuleb see mõjutus tagasi ja siis on jälle abi vaja. Aga mul on vedanud, sest mul on olnud võimalus leida neid terapeute. Paraku küll mitte Eestist, vaid Inglismaalt, kus ma pikalt elasin. Ja nüüd viimasel ajal tegelikult ka olen leidnud mõned inimesed Eestis, kes saavad nende teemadega mind toetada, mis igapäevast toimetulekut segavad. Et selles mõttes on väga-väga oluline jõuda endas selleni, et saaks nagu rahu teha, et need nii-öelda lülitid ikkagi lubaksid igapäeva nende eluasju nagu nautida ja rahu sellega. Jah, sest nagu ma ütlesin, et need esilekutsujad on välja valinud ju tegelikult minu alateadus, minu aju. Ja midagi ei ole parata, et alati nad ka tegelikult õigesti ei otsusta minu eest. Et mõnikord panevad nad ikka päris mööda. Et päris ohtu ju ei olegi, aga see reaktsioon kehaline toimub ja momendiks tõuseb ärevuse tase ja see mõjutab loomulikult ju siis ka käitumist ja kuulamist ja kõike muud. Et näiteks siis, kui ma 2019 aasta maikuus olin koolitunnis, kus õpilane käitus seksuaalselt, siis selle konkreetse trauma tagajärg on küll, et minu lugemise ja kirjutamise võime sai kannata, nii et olen õpetaja, kes on hädas kirjutamise ja lugemisega praegu. Mis ei tähenda, et ma ei oska tähti kokku lugeda. Oskan ikka. Aga mingil hetkel, kui ärevus on kõrgem, siis ma lihtsalt ei näe neid tähti, vaid nad mudustavad laigud või jooned või mingid muud asjad. Ja ma ei saa lugeda. Vaata, kui huvitavalt meie keha reageerib, eks ju. Ja. Ei tule nagu selle pealegi. Jah. Ja selleks oli seda lülitit vaja, mis mingid asjad nagu üles kergitaks nii-öelda. Ja siis selle trauma järel mulle ütleski arst, et kui ma rohkem loen, siis võin endale hoopis kahju teha sellega. Ma räägin küll praegu täiskasvanu traumast, aga seal on seosed minu lapsepõlvega, sest lapsena mulle meeletult meeldis lugeda. Ma õppisin 4 aastat ise lugema, sest mul venda õpetati parasjagu lugema. Ja mulle meeldis see tähtedega mängimine. Ja nüüd, kui järsku mul võeti see lugemisvõimalus selle trauma tõttu ära, siis see oli ikka päris korralik lein. Ja kui arst ütles, et ma pean hoiduma lugemisest selleks, et asi hullemaks ei läheks, siis ma mõtlesin, mida ma siis tegema hakkan, mis on see asi, mis ei sisalda lugemist. Ja siis ma leidsin oma teise lapsepõlvesõbra ehk jalgratta. Ja sealt alates olengi ma jalgrattaga ringi sõitnud. Ja sellest puht praktilisest tegemisest ongi alguse saanud see arusaam, kuivõrd on vaimne, füüsiline ja sotsiaalne tervis omavahel seotud. Ja nii ma siis 2020. aastast saadik olengi rattaga rännanud nii Ühendkuningriigis kui mööda Eestimaad. Ja eelmisel sügisel sõitsin ka Eestist Londonisse selleks, et Elmer Eestisse tuua. See meie kena lapimustriline elevant Elmer, David McGee raamatu autorina, kirjutas lastele üle 30 raamatu sellest elevandipojast, tema suhetest elevandikarjas ja tema toimetulekuoskustest. Ja siis paraku ei ole see raamat veel eestikeelsena trükivalgust näinud.
ja selle eesmärgiga ma tegelikult siis selle kultuurisilla 2 maa vahel ka oma jalgrattasõiduga püüdsin luua, et Eesti raamatu aasta ja maailma lastekirjanduse tänapäevane klassika omavahel kokku saaksid. No ma tean, et kui sa retkel käisid eelmine aasta, et siis sul ka oli palju kohtumisi ja nii mõnigi neist välisriikidest väljendas ka sellist soovi lapsepõlve draamateadlikkuse nädalal kaasa lüüa nii-öelda. Jaa, Panevežises astusin ma juhuslikult sisse ühest kooli uksest ja juhuslikult selles mõttes, et kõigepealt ma märkasin suurt rataste hulka hoone ees ja alles siis ma sain aru, et see on kool. Ja sealse psühholoogiga võimaldati mul üle tunni aja juttu ajada nende samade lapsepõlvetraumade temaatika osas. Ja siis teatasid nad, et kuna Panevežis on olnud Leedus selline jalgrattapealinn, jalgrattasõit on nende jaoks päris tavaline asi. Ja teisest küljest kõik need terviseteemad on nende jaokski tähtsad ja olulised. Ja nad on tegelikult avaldanud soovi tulla Eestisse siia lapsepõlvetrauma teadlikkuse nädala tegemistes kaasa lööma ja kaasa aitama mõlemat. Aga räägime siis selle nädala ülesehituse ka lahti, et mis see siis tähendab lapsepõlvetrauma teadlikkuse nädal, et mida see siis tähendab? See on selline nädal, mille jooksul me saame teha head nii iseendale kui kõigile teistele, kes on meie ümber. Ka neile, kes üle lävepakku astuda ei suuda. Mis see tähendab? See tähendab seda, et vaimne tervis võib võtta ära selle jõu, et inimene lihtsalt ei jaksa uksest välja minna. Ei jaksa minna tänavale, kus kihutavad ka need samad skuutrid mööda tänavaid, meie tõuksid. Ja siis see ei pruugi alati olla ka isegi liiklusest tingitud, vaid see sama ukseni minek võib olla niivõrd hirmutav, et sa ei jaksa seda teha. Kas see võib olla ka seotud siis lapsepõlve traumadega? See võib olla seotud mis tahes traumadega ja sealhulgas ka lapsepõlve traumadega, mis mõjutavad täiskasvanu käitumist. Ja teada on ka see, et need, kes on üle elanud lapsepõlves väga suuri traumaatilisi kogemusi, need on need inglise keeles ACE uuringute põhjal kindlaks tehtud. Sageli on neil kõrgemas eas ka depressiooni oht palju suurem ja muidugi ka muude vaimse tervise haiguste oht. Selles mõttes on sellised sotsialiseerumisüritused väga olulised. Ja see sama nädal ongi võimalus luua oma väikesele kas sõpruskonnale, perekonnale selline kokkusaamine, sõita ratastega välja, pidada pikniku ja jagada omavahel lapsepõlve mälestusi. Selline lihtne ettevõtmine, mis annab tegelikult tuge kõigile osalejaile. Selles mõttes, et sa saad teada, kuidas keegi teine sinu perekonnas või läheduses on oma lapsepõlves toime tulnud erinevate asjadega, mis mänge nad on mänginud, missuguseid komme nad on söönud, mismoodi nad magama läksid õhtul või kuidas nende sünnipäevi peeti. Et neid teemasid on mustmiljon, mida võiks oma lapsepõlvest jutustada. Ja siit tulebki see sama rääkimise ja kuulamise koht, et sellise mõnusa kokkusaamisega on võimalik harjutada kuulamist ja rääkimist. See on eriti oluline nüüd, kus me tegelikult pelgame eriti noorem põlvkond telefoni vastu võtta või telefoniga rääkida. Ja kuigi meil on olemas telefoni abiliinid, kui see telefoniga rääkimise julgus puudub, siis see abiliin jääb ka selles mõttes häälega ühenduse võtmiseks kättesaamatuks. Jääb muidugi näppudega toksimise variant, et paljudel on võimalik ka veebis abi küsida. No kui me vaatame otsa lapsepõlve traumateadlikkuse nädalale, siis see lause iseenesest on juba natukene nagu hirmutav, eks ju. Et kas seal ei või siis tekkida seda tunnet, et issa ma pean nüüd tulema kõik letti lööma, ma ei tea, kuidas ma pärast hakkama saan. Ja tegelikult on see koht hoopis selline, kus rõhk on sõnal teadlikkus. Ja see on heaoluüritus. Heaoluüritus selle eesmärgiga, et me saaksime informatsiooni, kus kohast tuge saada, kui on kokkupuude kas endal olnud traumadega või siis kellelgi lähikondsetest. See on niisugune esimese sammu tegemise võimalus.
ja samas, kui sa tuled välja ja sa osaled sellel üritusel, isegi kui sa ise ei ole algataja, ka siis sellega, et sa tuled sinna ja sa võtad sealt osa, sa lähed koju natukenegi paremas tujus, kui sa võib-olla päeva esimesel poolel olid. Ja siis oma lähedastega uuesti kokku saad, siis sinu hea enesetunne nakatab ka neid. Ja nii oled sa teinud head nii endale kui teistelegi. Ja samas, kui sa tuled füüsiliselt näiteks nendele maakonnakeskuste päevadele, mis on nüüd Lääne-Eestis paika pandud, et 11. mail alustame Kärdlast, 13. mail oleme Kuressaares, 15. Pärnus, siis on ka rahvusvaheline perekonnapäev ja lõpetame oma ürituse 17. mail Haapsalus, siis seal üheskoos olles annad sa tegelikult märku sellest, et sa hoolid neist, kellel on keeruline. Kui tooksid välja mõned näited eelnevatest aastatest, et kes siis on üritusi ise korraldanud selle nädala jooksul, et mis üritusi siis korraldatud on, et võib-olla kellelegi sisendit anda või mõtet? Jaa, eelmisel aastal Pärnus näiteks Käti Sommer oli hästi aktiivne kaasalööja ja kutsus appi ka Pärnu linnaorkestri, nii et Kristi Raidlaga koos tegid nad sellise mõnusa võimaluse ka muusika osas siduda seda sama vaimse tervise teadlikkust. Ja orkestri dirigentki oli pärast vestlusringis nendega koos seal. Ja kehameelsuse ja sellise vägivallatu suhtlemise poole pealt samamoodi Käti Sommer tegi töötoa. Need toimusid erinevatel päevadel, maakonnakeskuse päev on ainult üks, aga nädalas on ju 7 päeva. Teisest küljest on see, et ka Ahhaa teater leidis oma tee Pärnusse eelmisel aastal, vaatamata sellele, et oli tuuline ja tormine päev olnud, olid nad siinsamas Huubis olemas ja etendasid meile teadusalast informatsiooni mõnusas vormis, nii et ka sellised kooliilikud said rõõmsalt sellest osa võtta. Ja teisalt Jaak Roosaare sõitis rattaga kaasa seda teekonda, tiirutas Hiiumaal ja tiirutas Saaremaal ja Pärnuski. Ikka selle sama mõttega, et see lapsepõlve osa teadlikumaks jõuaks. Ja neid aitajaid kaasalööjaid on teisigi. Pärnu rattarikkaks on üks liikumine, mis on esimestest algsetest mõtetest saadik minuga pundis olnud, ehk siis Margo Märtsoo pühapäeval tegi Pärnus rattasõitu. Ka see on võimalus liituda samamoodi tegemiste ja toimetustega. Et jah, niisugused hakkajad inimesed on meil siin olemas. Aga kui me räägime ka teistest piirkondadest, et kas see ongi olnud pigem selline füüsiline või on seal erinevad nagu õpitoad olnud ka mujal, mis juba ka Pärnumaalt välja tõid, eks ju, et kas on nagu kuidagi nagu sarnased, sõltumata maakonnast või on seal mingid erisusi ka? Seal on nii sarnasusi kui erisusi, selles mõttes, et alguses oli me päris tihe koostööga ohvriabiga ja siis olid need infovoldikud meil seal väljas näiteks ja samas ka kohalikud omavalitsused, kui nad on oma õla alla pannud, sest Pärnu näiteks on eelmisel 2 aastal ju toetanud ürituse toimumist. Ja selles mõttes ongi selline hea soe tunne olnud, kui mõtled, et sinu kohalik omavalitsus aru saab, kui oluline ja tähtis on tegelikult inimestele võimaldada sellist kokkusaamist, erinevate tasandite kokkusaamist, kusjuures nii ettevõtjate kui siis hariduse ja teaduse tegijate, kodanikualgatuse pinnal tegutsejate ja ka siis kohaliku omavalitsuse enda koostööd. Et kui selline sidus võrgustumine toimub, siis on meil kõigil parem olla. Mitmendat korda tänavu toimuma saab see? See on 3. kord ja kui 2 korral eelnevalt on olnud üritus ainult Lääne-Eestis, siis tänavu me kutsume tegelikult tervet Eestit kaasa lööma, sest kui on juba rahvusvaheline huvi tekkinud nii Leedus kui ka siis Belgias, kus on olemas üks kivakool, kes tahab samal nädalal ka oma üritusi Belgias toimetada, siis miks ei peaks terve Eesti rahvas saama kaasa teha. Ja nii vestlesin ma ühel päeval ka näiteks rattafestiga Setomaalt,
et võimalik, et nemadki panevad oma mõtted selle liini peal liikuma, et meiega kaasa mõelda oma rattafesti ajal. Kui lihtne sul on enda ideed selgitada, et mis on selle nädala eesmärk? Et sa oled seda muidugi juba aastaid teinud, aga kuidas sulle tundub, kas juba on hakanud see päris tuum ka kohale jõudma või sa pead ikka nagu täitsa nullist kogu aeg selgitama? Vaat selle info jagamisega on selline keeruline asi, et kui sa kirjutad liiga vähe, siis on sellest raske aru saada, mida oodatakse. Kui sa kirjutad liiga palju, siis ei jõuta lugeda seda. Kõige parem viis ja minu jaoks kõige sobivam viis on seesama suuline vestlus. Ehk siis, kui ma saan inimesega silmast silma kokku ja meil tekib see silmside ja arusaamine, siis on hästi lihtne edasi minna ja siis tuleb see, nii lihtne ongi või. Et see ei ole tegelikult üle jõu käiv ülesanne niisugust algatust või ettevõtmist teha. Mis siin palju kaasa aitab on see, et inimeste niisugune vabatahtlik soov kaasa aidata. Ja teisest küljest on ka see, et mingid rahalised vahendid on siiski vajalikud. Kui tahetakse näiteks teha kontserti, siis on vaja seda, et oleks need samad tehnilised vahendid olemas. Ja kui seda tahetakse ka mingil moel jäädvustada, siis paraku see videotehnika ja asi on kulukas ja tahta, et inimene seda kõike, seda kokkupanemist pärast mitmeid tunde ja asja teeb päris nii, et ta nagu seda kompenseeritud üldse ei saa, see ei ole õiglane, ma leian. Et siiamaal on meil õnneks see tugi olemas olnud, tänavu on keerulisem, sest praegu meie MTÜ arveldusarvel on napilt 300 eurot ja selle eest kõiki need asju teha ei saa. Varem on meil olnud neid abilisi, kes on õla alla pannud ja saanud rahaliselt toetada nende asjadega ka. Küll aga näeksin ma hea meelega, et reaalsuses sügisest juba hakkaksid tööle töörühmad selles mõttes, et me kutsume üles põlvkonna üleselt toimetama. Et meil oleks seal töörühmas nii noori kooliealisi kui ka eakamaid inimesi ja kõiki neid, kes sinna vahele jäävad. Sest sellise põlvkonna ülese suhtlusega me saame õhutada üksteist tegelikult tundma õppima. Ja noored saavad jagada oma kogemusi ja vanemad inimesed saavad teada, kuidas noored praegu end tunnevad ja samas saavad ka eakamad inimesed siis oma tarkust veel kord ka noortele edasi anda. Et selliste mõnusate koosolemistega saaks koos kujundada kohaliku ettevõtmise, mis tahes külas, mis tahes linnas, Alevis, Alevikus, ükskõik kus paigas. Ja samas ei ole ka võimatu see, et ühel päeval Eesti rahvas paneb oma pead kokku ja ütleb, et meil on vaja ühte konverentsi. Kutsume kokku teadlasi vastavatest valdkondadest, maailma erinevatest paikadest ja kuulame, mida neil öelda on, sest on teemasid, mille puhul tabud panevad tegelikult inimesi eemalduma ja mitte rääkima. Ja siis, kui küsitakse, miks sa varem ei rääkinud, siis see sama küsimus, miks juba esitab väljakutse, sest see kõlab kui süüdistus. Kui me küsime, kuidas see juhtus, et sa varem ei rääkinud, siis on võimalik rääkida, missugused olid need takistused seal varasemas elus. Ja sellise lihtsa näite puhul ongi näha, kui oluline on rääkimine ja kuulamine. Et need sõnad, mida me kasutame, ja selles mõttes julgustaksin nii inimesi mitte kartma sõna trauma või seda sama teadlikkuse sõna ja üritusele osalema tulema eriti lapsevanemaid ja vanavanemaid ja kõiki neid, kes lastega kokku puutuvad. Just sellepärast, et üheskoos harjutada seda koosolemist, rääkimist ja kuulamist. Aga heas mõttes, heade näidete varal. Mis ei tähenda, et traumade kogemusega inimesed peaksid toetajama, ei. Aga traumadega koha peal, avalikul üritusel me kindlasti ei tegele. Selle jaoks on olemas siiski terapeudid, aga selle info saab nendelt üritustelt kätte. Sellel üritusel me sõna otseses mõttes tegelikult räägime ja kuulame. On võimalik jagada näiteks ettevõtjal kogemust, kui ta pakub mingit toodet või teenust, mis tema lapsepõlves mõjutas teda jõudmaks sinna, kuhu ta täna kohale jõudnud on.
et see on niisugune selles mõttes tasuta messipind. Et seda saab muuseas teha mitte ainult nendel maakonnapeskuse päevadel, miks mitte ettevõtjad, olge kenad ja tehke videoklipp ja pange see sotsiaalmeediasse ringlema ja märkige ära, et toetate lapsepõlve traumateadlikkuse nädalat. Ja seda saab teha nii eesti, inglise kui mis tahes muus keeles, sõltuvalt sellest, kes on teie oodatav kuulajaskond ja samas siis ka hakkab see mõte liikuma võib-olla ka väljapool Eestit veel enam ja enam, sest Vaimne tervis Euroopa on teinud algatuse, et maikuu 1. nädal võiks olla vaimse tervise nädal Euroopas. Nii et tundub, neid üritusi on palju ja selle hulgas siis silma jääda, selleks on vaja väga palju vaeva näha. Ja see on keeruline, kui sul on seesama kirjutamistakistus, et kes iganes seda podcasti kuulab ja ta tunneb, et ta tahab kaasa aidata, siis võtke julgesti ühendust. Kodulehel mure.ee on olemas nii telefoninumbrid kui nimed, aga ka kodulehel teate edastamise võimalus otse siis postkastina ja meiliaadressid ja kõik sellised muud vajalikud asjad. Sealhulgas ka muidugi meie arveldusarve. Ma ikka mõtlema selle sõna peale trauma, et ma alles hiljuti rääkisin ühe inimesega, kes ütleme siis on nagu spetsialistina just käibki lasteaedades siis nagu vaatlemas. Ja ütles ka seda, et tihti kui lapsega mingisugune teema on õhus, ega siis tuleb ju vanematega rääkida. Ega vanemad pahatihti ka nagu ei julge nagu vastutust võtta. Et kardetakse ja ka enda traumadele kardetakse otsa vaadata, eks ju. Et kui inimene nagu ei ole veel valmis enda traumadele otsa vaatama ja ei ole veel selles kohas nii-öelda, on ju, et siis talle võib olla must miljon võimalust, aga ta ei haara kinni, sest et see ei ole nagu see koht veel tema jaoks. Et tundub, et sellise nädala puhul see sama sõna teadlikkus on nagu palju suurema kaaluga, kui me nagu võiksime sellest nagu aru saada. Jah, nii see on. Ja tegelikult teadlikkuse pool ka selles suhtes, et kui me läheme nüüd ajas tagasi, siis tänased lapsevanemad sündisid ajal, kui Eesti sai vabaks riigiks. Ja siis me arvasime toona täiskasvanutena, et me oleme valmis sööma kartulikoori selleks, et vabad olla. Ja siis oli meil ka see ilus laul, et täidame maa lastega. Selle teise poolega me saime väga hästi hakkama. Ja samas see kartulikoorte söömine on küll päris hea piltlik näide sellest, kui keeruline see majanduslik seis sel ajal oli. Mis tähendab, et vanemad pidid sageli kodust eemal olema, rääkimata sellest, et ka sageli piiri taha elatist teenima minema ja laste eest pidid hoolt kandma kas nende suuremad õed-vennad või naabrid või veel keegi, kes oli käepärast võtta. Ja see ei ole absoluutselt mitte mingil moel süüdistus tolle lapsevanematele, ei. Ja see ei ole süüdistus ka praegustele lapsevanematele, ei. See on tegelikult mõistmine, kui keerulisest ajast me oleme läbi tulnud. Meie riik on vaevalt selline, võib-olla võrreldav just nimelt sellise koolieeliku eaga, ütleme siis 3-5 aastase lapse eaga oma ajas. Et me kompame ja me otsime neid kohti, me õpime hästi palju riigina. Õppigem siis ka märkama seda, et praegustele lapsevanematele on just nende enda lapsepõlve tõttu praegu vaja väga palju tuge pakkuda. Just nimelt selles osas, et nendel vanemluse mudel ei saanud tol ajal sellist algust, nagu võib-olla näiteks 100 aastat tagasi, kui põlvkonnad veel ühes majas elasid. Ja see ei ole see, et me peaksime kõik uuesti tagasi minema ühte tuppa elama. Ei, küll aga võin ma öelda, et Poolas elavad küll erinevad põlvkonnad ühes ja samas majas ja ma olin üllatunud, kui ma nägin 3-korruselisi majasid, eramuid. Ja sain teada, et selle põhjuseks ongi see, et erinevad põlvkonnad elavad ühes ja samas majas, lihtsalt neil on igaühel oma ruum ja nii nad tulevadki toime. Ja samas see põlvkonnaline suhtlus on hästi oluline. Ja
nüüd tagasi tulles selle juurde, et tänastele lapsevanematele on vaja tuge just nimelt nende selles osas, et nad lapsevanemana hästi hakkama saaksid. Kuidas piire panna paika, on nende jaoks eriti keeruline, sellepärast, et nende endi piiride paika panemise ajal nad ei saanud seda õppida, kuidas lapsevanem seda päris hästi teha saab, sest vanem oli sageli kodust ära. No see on see sama mõistmise koht, eks ju? Jah, see ei ole ala vabanduste otsimine ega midagi muud taolist, ei, see on lihtsalt mõistmine. Et seda enam ma julgustaksin nüüd, ka Marju Lauristin ütles ju oma teleintervjuus, et millest tal kõige rohkem kahju on, et tollel ajal, et tal ei jätkunud aega oma laste kasvatamiseks, oma lastega koos olemiseks siis, kui nad olid pisikesed. Et kui tema julgeb öelda, siis miks me praegu ei julge öelda, kui meil on keeruline? Sest hetkel on tulnud ka sellist arvamust, et väga vajalik teema, appi kui vajalik teema. Kas me seda traumasõna kuidagi välja jätta ei saa selle nimetuse, sest no ei saa jätta, sest see on see, millest me peame tegelikult rääkima, õppima ja teisest küljest on öelnud mulle mõni lapsevanem ka, aga ma ei julge sinna tulla. Äkki siis arvatakse, et ma ei tule toime, või hakatakse mõtlema, et mis mul viga on või mis trauma mul on. Et sellised valehäbi asjad ja tabud ja stigmad on need, mis segavad tegelikult toimetulekut ka. Ja see segab ja devalveerib seda päris asja. Jah. Sest et need hirmud on nii suured, issand jumal, mis must arvatakse. Ma kusjuures polnud selle peale kunagi mõelnud, et see võib tekitada keeleskis selle küsimuse, et aga kui ma nüüd tulen üritusele, mis räägib lapsepõlve trauma teadlikkusest, et siis äkki arvatakse, et mul on nagu midagi viga ja ma ei julge nagu siis inimestele otsa vaadata. Jah, et midagi on nagu halvasti või midagi ei ole perfektselt korras. Just. Ja see vajadus olla hästi niimoodi korras ja nii edasi, see tegelikult imbus meie teadvusesse läbi selle sama sotsiaalmeedia paraku. Ja ma ei hakka siin pikalt heietama sotsiaalmeedia ohtudest, sest selle kohta on nii palju igasugust informatsiooni käepärast võtta, aga tegelikkuses ta mõjutab meid väga-väga palju. Ja nüüd ma julgen küll välja öelda, et üks asi, mida ma olen oma selle viimase trauma tagajärjel õppinud, on see, et ekraaniväsimus on täiesti reaalne asi. Ja nüüd, kui me räägime, et lapsevanematel peab olema oskus panna piire paika, siis juba võib aru saada, mis piirist ma praegu räägin, et kuidas me õpetame lapsi piiri pidama oma ekraani kasutuse hulgaga, määraga. Et siin on vaja praegu lapsevanemal osata last toetada nende isiklike piiride paika panemisel, aga tal oli endal oma lapsepõlves see kogemus puudu. Et võt siis ongi, et aidake meie praeguseid lapsevanemaid. Isegi kui me mõtleme selle peale, et käivad ju küsimärgid, et äkki alustaks koolipäeva natuke hiljem, kell 9, et lapsed saaksid välja magada ennast. Mõttele ei ole ju midagi häda iseenesest, aga kas see tähendab, et meie lapsed lähevad ikkagi magama siis, kui nende vajalik magama mineku aeg on või läheb see ekraani näppimine uneajast edasi, siis ei aita ka see, kui me alustaksime koolipäeva kell 10. Et mõtteid on siit ja sealt nurgast. Aga see sama üksteisega rääkimine ja ärakuulamine, see on äärmiselt oluline ka siis, kui õhkkond on niisugune, et sellest läbihammustaminegi on raske ja keeruline. Mõnikord on vaja lihtsalt aeg maha võtta ja lepida kokku, et teeme pausi ja räägime näiteks poole tunni pärast või mõnel teisel päeval edasi. Et kui meeled on sassis ja tuju on nullis, siis ei tule sellest normaalsest arutelust midagi välja. Ja sellel samal heaolu üritusel, sellel maakonnakeskuse päeval ja kõikidel nendel üritustel, mida siis inimesed ise oskavad välja mõelda, olgu see maalikunst, fotograafia, näituse korraldamine, tantsimine, laulmine, miks mitte ka ühise õhtusöögi korraldamine. Kõik need lihtsad asjad on need, mis tegelikult meie heaolu toetavad. Et siis selle kestel me saaksime tegelikult arutleda ja võtta omaks seda, et ka ühest ja samast asjast võib igal inimesel olla erinev arusaam ja mälestus.
ma olin Inglismaal ükskord tunnistajaks sellele, kuidas üks tütar, ema ja vanaema rääkisid täpselt ühest ja samast asjast ja 3 erinevas viisil. Ja lõpuks nad leppisidki kokku, et nüüd nad on tegelikult selle võrra rikkamad, et teavad, kuidas teised sama juhtumit mäletavad. Igaks juhuks täpsustan üle, et nüüd see lapsepõlve traumateadlikkuse nädala fookus ei ole nüüd traumade lahkamisel, vaid teadlikkuse tõstmisel, ühistegevuste tegemistel, et oleks nagu võimalik siis tõesti luua selline turvaline õhkkond ja kes siis tahab rääkida võib-olla mingisugustest sügavamatest teemadest nii-öelda, et siis see võimalus on nagu olemas, aga see ei ole tal nagu kohustus. Jaa. Ja siin kuidas ma tegelikult õhutaksin rääkima ja jagama just neid vahvaid ja mõnusaid ja huvitavaid lapsepõlve mälestusi. Näiteks mina mäletan veel seda, kui oli olemas glasuurjuustuke puust tikukese otsas. Glasuurjuustukesest sai ühel hetkel kohuke. Vahepeal kadus tal ära puutikk ka ennem, kui ta kohukeseks sai. Nii et ka selliste asjade meenutamine on päris huvitav ja vahva ja kui mõnele üle 60 aasta inimese käest küsida, mis asi on kakaokuubik, siis see võib päris elava vestluse tekitada. No vot, ega noored ei tea küsida neid õigeid küsimusi. Seda ütlesin praegu mina, kes ma olen 60+, aga mina ei tea näiteks paljusid asju, mida kogevad praeguse aja lapsed või näiteks teismelised, kuidas nemad enda lapsepõlve näevad. Mina näen seda täiskasvanu pilguga, aga ma nii tahaksin teada, mida tunnevad need pisikesed põngerjad, kes praegu kasvavad. Et pigem ongi selle kogukupatuse eesmärk ühiselt aja veetmine, ka toredate asjade jagamine, meenutamine ja fookuse suunamine sellele, kui oluline on omavahel suhelda, rääkida, kuulata. Ja tule ja näita seda, mida sa oskad. Selles mõttes, et meil kõigil on oskusi, mida tegelikult teistega jagada. Ja siin kohal ongi, et kui keegi soovib laulda, tantsida, võimelda, mis iganes viisil üles astuda, siis andke endast märku. Ja kui te suudate seda teha sotsiaalmeedia vahendusel ka ise, siis andke hoogu lihtsalt julgesti. Et ka selle sama informatsiooni levitamise osas. Kui tahad teha näiteks videoklippi lühikest ja seda TikToki üles panna selleks, et see teave leviks, et selline üritus ja võimalus on olemas, siis palun väga. Tee seda ja kodulehel mure.ee on võimalus ühendust võtta ka oma reklaamide ja asjade kujunduse osas. Nii et jah, ainult ühenduse võtmise vajadus ja saab hoo sisse anda. Kuidas Elmeri teemadega praegusel hetkel lood on, et kaugel see raamatu mõte nüüd on? Raamatu mõte on sealmaal, et otsime kirjastust, kes tahaks kirjutada hea turundusplaani inglise kirjastuse jaoks ja siis me saaksime teha selle kokkuleppe ära, et raamat eesti keeles välja anda. Reaalsus on see, et kui ma mõtlen kõikidele nendele koodilidele, lasteaedadele ja ka kodudele, kus on väikesed lapsed olemas, siis oleks äärmiselt hea töövahend just nimelt selle rääkimise ja kuulamise harjutamise jaoks. Sest nende raamatu lehekülgedel ei ole väga palju teksti, ta on täpselt paras jagu nii, et saab ära vaadata ka selle kujundusliku osa ja nende piltide pealt mustmiljon küsimust küsida ja vaadata, mida lapsed vastavad. Ja siis järgmisele leheküljele edasi minna. Et sellised mõnusad lood oleksid meie lapsevanemate ja laste lugemislaual olemas, siis selle võrra oleksime kindlasti rikkamad ja võiksime tunda ennast siis maailma kirjanduse klassikaga lastekirjanduses kursis olevana. Aga sinu enda järgmine rattaretk, millal tuleb? Kuhu plaanis? No eks ta ikka see 11. mai ole Kärdlast, sellepärast, et eelmisel aastal sai rattamatkale mindud niimoodi, et oli mul jalg kipsis põlevekederlu murru tõttu. Et siis jäi see minu füüsiline osa hästi napiks, aga tänavu tahaksin küll rattaga seda teed sõita. Ja tore oleks siis lõpus jõuda ka roheliste rattaretke lõpetamise üritusele Haapsalus, kus nad küsivad, kuidas elad Haapsalu. Ja siin kohal ongi, et kus me siis seal linnuse juures kokku saame, et
sellist lõpp-punkti panna üheskoos, see on ikka mõnus asi, ma arvan, sest seal on ka etenduse plaan juba paigas, nii et jah, üheskoos lustimise rõõmu jätkub, võtke oma piknikukorvid kaasa ja kes ei jaksa tervet roheliste rattaretke kaasa sõita, siis on ka võimalus natukene lühema retke tegemiseks mööda Haapsalut ja siis ikkagi liikumisega ühineda ja mine tea, järgmisel aastal võib-olla nad on juba ka rohelise rattaretkel osalemas. Ja teisest küljest ka seesama Setomaa ettevõtmine Rattafestina, mis on terve pere tegemine, on väga hea märk, et rahvusvaheline perekonnapäev 15. mai on väärt kuupäev tähistamiseks. Ja 15. mai oli meil ka Pärnu maakonnapäev. Ja maakonnakeskuse päev. Et mis tähendab, kõik pärnakad ja pärnumaalased terve nädala jooksul tehke midagi head ja mõnusat ja mõelgem, kuidas on teil võimalik panustada siis ka selle maakonnakeskuse päeva toimumisse. Ja lisainformatsiooni, nagu öeldud, mure.ee lehe pealt. Jah. No võtame sellega kokku, aitäh sulle, Vaike, ja jõudu tööle. Aitäh.